Ahoi kotkad, mis toimub siis? Lähme kalale augi jahtima, aga mitte üksi, vaid täna on meil külas Romeo. Romeo seikleb kanalist. Ja teeme algul kalapüüki, siis nagu ma saan aru, oli ka mingi toiduplaan. Jaa, pärast ma mõtlesin, et ma olen siin Älli videotest vaadanud, et Kairitile on hakanud kokkamine väga meeldima. Ja me minu arust üks laager rääkisime ka, et ma tulen külla, siis teeme ühise kokkamise. Et hakkame pärast sellist Ameerika pärast toitu tegema. Aga sinna seda räägime siis täpsemalt kui hiljem, jah. Kairitile ta on hakanud ise katsetama erinevaid asju, mida ta pole varem teinud ja nagu ja ei saa öelda, osad asjad tulevad ikka kohe väga hästi välja. Eilegi tegi ühte toitu, mis mulle väga meeldis. Aga selline lugu ka, eile sain natukene liiga palju päikest ja täna ei taha lühikese varukaga olla ega lühikeste pükstega, aga õnneks on mul saadud meie sponsorilt Salmolt sükene päikse kaitsekostüüm, ülikerge sükene, lukud, värgid, lukkudega taskud, asjad, mis siis ma panen lingid alla ka täpsema kirjelduse kohta, et mis nad siis nagu on. Aga jah, sükene mugav, õhukene, palava ilma jaoks ideaalne, et palav ei hakka temaga, ta on sükene õhukene, aga kaitseb päikse eest. Siis on kapuuts ja mis siis veel huvitav on, mis ma pole ennem näinud, on selline asi, et saad panna nagu sükene salli moodi asi haukudega või kuidas nimetada, siis ta on sükene nagu see puhv-salv või asi, aga augud on sees, et siit saab nagu läbi hingata ehk siis paremini. Vaat sükene, kapuutsid, nöörid, möllud, värgid ja vaatame siis, kuidas sellega päikse käes olla on. Et vaadake, et kui näete kedagi Võukülas jooksmas, niimoodi mask ees, et esimese emotsiooniga ärge mõelge, et pervert, vaid välja hoopis. Jah, aga mis seal ikka, et vaatame, kuidas selle kostüümiga on ja anname siis pärast hinnangu. Tegelikult ma olen juba seda kandnud ka. Käisime siin tuuduriga kõndimas üks päev sellega aga siis ei olnud nii palav ilm, et proovime nüüd täna selle ära ja vaatame, kuidas sellega vee peal on, aga mis siin ikka pikemalt plärada, võtan ka oma spinningu ja paneme vee peale minema. Nii, Romeol on kala, haug. Mul on kala, tundub haug. Väike haug. Aga too ei ole mõõdukala. Ma toon sulle kahva juurde. Jaa, väike pulk. Midagi suuremat. See on midagi suuremat nüüd. Oi, see vaidleb. See on midagi suuremat. Mõõdu. Kahene oli kuskil. Jälle pani ära. Ei taha haakida vist. See oli jurakas. Nii, trollame vahepeal tagasi süüa tegema, et praegu rohkem actionit pole olnud. Et vaatame, teeb söögid ära ja siis uuesti tagasi püüdma. Aga mis me tegema hakkame on see, et me teeme veiseliha ja sealiha segust, teeme sellised pihvid. Need me paneerime ära kartulikrõpsused, pudistame need ära. Ja siis me teeme siia vahele sellise salati, kus me riivime porgandit, kapsast porgandit. Siis paneme sinna maitsestamata jogurtit, 2 sorti sinepit, soola. See läheb siis sinna kukli alla. Siis läheb see paneeritud pihv peale ja pihvi peale läheb siis laimi ja jalapeno majonees. Sääne. Töö käib. Neid kotlite tees on tihti peale see, et muidu vaata seda taiget loobitakse ka vaata vastu lauda, niimoodi sõtkutakse läbi, et õhk ja kõik välja. Et muidu käte vahel vajutad, saad ka ilusti. Siis paned siit läbi. Mõlema poolega? Ja kastad korra sisse. Ja siis paned siia. Ja siis niimoodi. Sama värk nagu riivsaiaga paneerimine lihtsalt krõpsuga. Ja siis raputad siit seest läbi ja võtab külge, palju võtab.
et siukse õliga teete, siis ei tasu kunagi suure hurraaga sisse visata. Õli võib üle siit pritsida ja tõmbab leegi alla. On siukest krõbekartuli soolakust. Pealt on krõbe, jah? Noh, siis natuke seisavad siin veel ja perega looduses kodurestoran, et kunagi, kui ta rikkaks saab, ta lubas mind siia peakokaks võtta, nii et vaatame siis, mis saama hakkab. Nee, hälliports on valmis. Jah, aitäh. Nee, ja ma ei tea mida. Uus pilsner siis, mida ma ka esimest korda maitsen ja väga, väga ilusa välimusega serveeringud on Romeo pealt tehtud. Suured tänud, ma usun, et see maitseb ka hästi, aga kõigepealt proovime siis õlle ära. Süüke ipa moodi jälle, süükene humalane. Ma mõtlesingi, et ipa vist. Ja vaatame siis kohe need asjad ka. Nii, ja siis me nüüd saamegi maitsta. Kõik on kohal. Ma maitsin ennem seda, see oli väga-väga hea. Oli jah? No toit on valmis, pererahvas on lauda istunud. Tegime ilusti taldriku peale ka ja mis sulle Keiu juba maitses, ütle? Mina paneksin 5. Sa paneksid juba 5? 5+. Aga see ei ole veel ju burgerit maitsnud, et see kartuleid ainult sööb praegu. Aga kartulitel on ka 5+. No selge. Nii. Kas lõuad nüüd nii laiali lähevadki? See on päris siuke Monster burger. Nii. Ja nüüd, mis arvab perepea? No, restorani värk, ega siin ei olegi midagi öelda, et samm. Nii, mis sina arvad? Väga hea. Hästi. Maitseb või? Kui Keiule midagi ma maitseb, mõtlen siis ka, peab et- olema hea asi. Noh nii, kere uniseks täis söödud ja lähme järgmisele katsele, et lähme ülesse vett, trollame algul siis, veame lante järgi kuskile maani ära ja siis hakkame vooluga allapoole tagasi tulema ja loopima. Vaatame, kuidas nüüd läheb. Äkki nüüd jääb mõni suurem külge ka, õhtune aeg. Nii, opa, ei ole ahven, see on turb. Noh, said ka oma esimese landi turva kätte, sa pole ennem landi turva saanud. Turba saanud on. No võt. Just rääkisin täna Allile, mis selle turvaga teha, aga ta ütles mitte midagi. Jah, musi ja tagasiga, mis seda ikka teed. No vähemalt midagi tuleb. Jah, midagi on. Nii. Mida tuleb? Ma ei tea, haug vist. Väike haug. Jah. Väike haug. Noh, midagi ikka. Sama suur vist kui see päeval. Kas need jäid sinna, jah? Nii. Ja kohe teine ka, põhimõtteliselt tuubel, see on mingi hea auk või? Ma ei tea, jah. Natuke vaidleb. Teeme nii, et see on mõõdukas. No teeme nii, mul on igaks üks. See on turb, jah. Said korralikuma turva ka veel. See on ikka normaalne turb, vaata. No jah. No näed siis, see on ka siuke 1,5-kilone turb. No ma räägin, siin on turba palju. See on ju ilus kala tegelikult. Ja mullid tulevad. No, nüüd ma sain peale. Nüüd ma vilmisin, mõtlesin, nüüd pani sabaga. Tüüp ei saanud aru, me olime vaikselt ka see hetk ja ma sain peale, kurat. Väga äge. Et teine kobras juba, aga ma eelmist klippi ei saanud peale, need siin praegu mulistavad. Nii. Ja siin tuli nüüd roovaba landi peale. Need augid vist passivadki siin praegu. Siin madalas rohu vahel. Ei ole jah mõõdus. Jälle väike nagu enne. No jah, siis seal ikka tuleb niisama sisse ei murra vittu ära. No võt, ossa jeeru. Nii, jälle väike, jah. Veel väiksem kui eelmine. Tiinuke.
see oli ikka väga hea. Äkki see oli, kes enne võttis sul siis või ei tea, siin võib need väiksed on vahest suurema kambaga ka, ei ole üksikult nagu suured augid, et väikseid on vahest jah, suurem punt ka ühes kohas. Nii, mul midagi on küljes, aga see, ui, ja sai ära, mis seal ikka, aga see oli alakas vist jah, on nagu on. Noh, midagi toimub. See oli päris tore päev. Sai väikest kala, sai ühe suure turva, et mingit võtt oli, aga ikkagi see needus jääb püsima, et ei õnnestu mul siit võhandult tõmmata suurt kala välja. No järgmine kord ikka. Näeme järgmisel korral ja keri magama ära kratt, ongi kõik. Jah, keriga magama ära kratid, oli seekord nii.